Tervist, siin on Ranka Pokkeriproodest ja täna on siuke huvitav video, et mängime veitsa pokkeri bottide vastu. Et umbes nädalapäevad tagasi või 2 nädalat tagasi umbes tekkis Tubus-Tubufoorumis teema, kus taaskord iPokkeris kahtlustatakse mängijaid, kes on nii programmeeritud mängida pokkeribotid. Ja neid on päris palju, neid on umbes mingi 20 tükki vähemalt, mis on avastatud. Ja kuni täna hommikuni nad on ikka veel laudades mängivad, et siiani ei ole iPokker mitte midagi teinud. Et kõige enam siis nagu mida nad teevad, et nagu võtame sellised spetsiifilisemad asjad üle, et nagu näiteks nad avavad preflopis 2 bigblindide tõstega, flopid C-bet on alati fikseeritud suurusega 55 senti, turnis pärrel on $1.4, riveril 3.75, muidugi oli check race'i suurused, siis nende ajaline timing tailid, et 8 kuni 8,5 sekundi jooksul nad võtavad oma otsuse vastu. Ja siin on ka statistiline võrdlus 2 mängi kohta, et suht klapivad identsed, ja siin ülevalpool on nimekiri mängijatest, tegelikult see on pikem, et nimekiri on uuendatud veel juba, ja siin on ka nende statistiline võrdlus. Aga nüüd siis nagu mängime nende vastu ja vaatame, kas see on siis õige või ole. Siis esimene mängija, kes siin on Ryan Goos, mis iganes ta nimi on, ja mängime tema vastu. Et see mängijaga, mis ma enne natuke mängisin temaga, siis mis ma tähele panin, oli see, et kui ma tema vastu mängisin mingi aja, siis ta hakkas sit-outima, et loobus minust mängimast. Ja nii kui ma lavast ära läksin, tulid tagasi mängu ja ma sain tema vastu uuesti käe mängida ja nii lõpmatuseni. Vaatame, kuidas ta tööle hakkab. Statistika praegu lavas pole. Ja see on täiesti ebaoluline. Võtamegi kõige enam need timing tailid, et koolime teda preflopis. Avas kõige 2 big blindi nagu oli arvata, aga mida veel öelda, et eurolaudades nad siit taudi, aga selles ma pole kindel muidugi. Nii, koolime ja vaatame, kui me flopi tšekin 20 peale, siis ta peaks minema 8-10 sekundit aega. Hopsti, nüüd kui ta otsus võtab, siis ta peaks otsus vastu võtma umbes mingi 0.2-30 või niimoodi. Mida meil eurolaudus veel teha, et siis need venitasid rohkem aega kui tavaliselt. Ja tundub, et nii ongi. Ja täpselt 55 senti, nagu oli ka arvata. Siis järgmine, et kui ta turnil petib, siis ta turnil petib $1.4, €1.4 vahet pole, siis koolime ja vaatame, kas on nii. Muidugi ta võib siin selle järgi tšekkida. Jälle läheb aega nagu tavaliselt. Ja kahjuks ta tšekkis selle järgi, sest mida panin tähele, et kui need järgi tšekkis, need riverid olid suhteliselt nõrgad. Nad voldasid suurtele petidele alati, mis bot-size petile. Aga nüüd paari saavad siis paarida, ennem ei voldi nendest riverdatud emandat. Ja näe, kohe automaatselt sitting out. Nii paneme laua kinni ja läheme sinna samasse lauda kohe tagasi ja istume maha. Kohe on ta lauast tagasi mängimas, annab mulle taaskord actionit ja koolime jälle. Mida ma ise veel tegin, ma triipettisin teda põhimõtteliselt iga käsi ja ta alla ei andnud ja ta tšekkis põhimõtteliselt või koolis põhimõtteliselt alati flopid C-beti, tšekkis turni järgi ja riveri foldis. Põhimõtteliselt kui seda mängu nüüd siin avastada ja uurida, siis seda saaks kindlasti väga palju exploitida. Siis mis nad teevad, nad tšekivad sellised 4 ja 2 tüüpi käsi järgi, 9-10 ja sellised tüübid ka, et aga ma olen suht top range, ma võin siin ka pettida, ei ole eriti vahet. Kuigi see strateegiline on suht mõttetu, et praeguse hetkel me tahaksin tõestada, et ta on bot. Ma arvan riveris, ma saan ära bluffida, ma tahtnud, siis panen 2 siia. Kohe jälle sitting out ja läheme uuesti lauda ja mängija on tagasi jälle olemas. Ja nii ma olen teinud, juba tegin enne kui pool tundi testisin seda mängijat, ta ei jätsi hästi. Koolime jälle võtab sama palju aega nagu tavaliselt ja laudades nad pidid kogu aeg olema, põhimõtteliselt päevad läbi. iPokker ei ole siiamaani midagi teinud, see tuli välja, kui ma ei eksi, siis äkki mingi 16 september esimest korda mainiti neid. Siin ma bluffin ta, siin ei ole mõte bluffida. 16 september mainiti seda esimest korda ja siiamaani seda teemat täiendatakse ja on tulnud uut infot ja iPokker laseb sellistel mängudel rahulikult käia ilma, et keegi tunneks isegi muret. Sitting out nagu ikka. Läheme tagasi mängu.
hopsti ja nii võidki seda tema vastu mängima jääda. Kuninga ma 3-betting 2 peale, mida ta koolis mul põhimõtteliselt mingi suht tihti ära ja troosi ta mängis agressiivselt. Ühesõnaga, kui seda mängu post-flop mängu analüüsida, siis see on free money. Flopis ta ei foldinud $2 C-betil. Ta võib siin foldida, just midagi ei ole tal. Troosi ta mängis agressiivselt, nagu ma juba ütlesin. Turni, kui ta järgi tšekkis turni, ta riverit eriti koolinud, samas ta turni lähes trooga sisse. Täiesti robotlik mäng, robot versus robot. Kui ta siin reisib, siis ma pean ennast sellest äkkima. Mul eriti ei ole vaja, et ka strateegia oli tähtis. Okei, võtame järgmise mängija, keda kasutatakse ka potinduses. Otsime kohe üles, kas me leiame mõnesid veel. Võt see sama Leicester 4 oli 1. Siis Need a Man, aga see, ma ei tea, see kohta, mille vist reserved juba terve hommiku olnud, ma ei tea, miks. Björk vist ei olnud, ma kohe vaatan, ma ei ole kindel muidugi, ma ei mäleta ka. Björk vist ei olnud ja, aga lähme selle siis, et me äkki leiame mõne siit. Jälle see Ryan istub igal pool laudades siin. Ja lähme selle Leicesteri juurde. Ta mängib täpselt samamoodi. Hopsti. Esimene käsi ta avab minreisiga 40 senti. Või foldib 2 võimalust. Võtab jälle aega tavaliselt. Selle mängi vastu mängisin ka, aga sellel oli timing, oligi, et ta taimis rohkem ära allapoole, avas. Nüüd tuleb C-beti suuruses, mis ta oligi, läks juba millest ära 0,55 eurot, kui ta C-betib. Jälle ta nüüd taimib outi, et nagu läheb aega rohkem iga käe juures. Ja pole vahet, kas ta mängib siin 5 tundi, 15 minutit, pausi nad ei tee. Et seda ma vaatasin ka, et see mängija kulus rohkem aega millegi pärast. 55 senti, koolime. Kui ta nüüd peaks siin pettima, siis see suurus on 1,4 eurot. Nüüd läheb veel aega. Nii, ootame. Kas ta petib või petib, mul vahet pole, ma koolinud ikkagi ära. Tähtis, mis mul käes on. Olympic Online jääb selle raha mulle võlgu, sest ma testin nende softi, ma ütlesin 1,4. Ja ma koolin. Ja kui ta on Riveril petib, siis Riveri peti suurus on tal 3,75. Ja kui ma ära koolin, siis ta sitib outi kohe, või isegi kui ta järgi tšekib, läheb ta insta-sitting outi. Tema puhul ei pruugi kindel olla, sest ta ei ole minu vastu eriti mänginud, aga esimesel hommikupoole mängisin, siis ta tegi niimoodi. Ei läingi sitting outi veel. Läks ikka. Ja täpselt samamoodi. Läheme võtame selle lava lahti ja siin isegi sitting out. Nad tuli tagasi. Ja annab mul samamoodi actionit ja täpselt sama süsteemiga edasi. Et see mäng ei ole seda ma ei tea ka, see võrk, kas ta tõesti ei soovi siis midagi teha, et siis mängida eemaldada, see ei ole, siin ei ole vaja isegi pikemalt juurelda mitte, et kas nad on ausad või mitte, et see on ilmselgelt on nad robotid ja lastakse nii nahaalselt siin võrgus edasi ja see ei ole iPokris esimesi kordi, kui sellised skandaalid üles tulevad. Ja siin on tal mingi 4 või 9, 10 või 4 või 9 tüüpi käsi, võib-olla mingi 8. Ja siis meil on ta flopist välja bluffida bot, kui ta just nagu returnil ja riveril nagu ei improve'i oma kätt. Käsi läheb paremaks. Peab sitting out kohe loksust. Easy. Olen nagu selgelt nägija. Kestas, jah, teeme ühe mängu veel, siis on 10 minuti video on, ma arvan, päris okei. Siis võtame selle kokku ja loodame, et lähitulevikus iPoker võtab midagi oma mängude aususe vastu. Jälle koolime. Kui ta petib, tuleb 0,44 või 0,55. Perni tuleb 1,4 ja Riverisse 3,75. Ja kindlasti on tal väga-väga palju liike siin mängus, et umbes, et ka tõenäoliselt mingi Riveri check reisi peal foldib palju või no ma kujuta ette, kui ma pakun mingit sellist variante välja, et Peteris saaks nüüd väga
väga hästi kätte, sest kõik statistika on BTR-is neil olemas. Piisab ainult ühe mängija statistikat ja neil on kõigil täpselt sama algoritmi, saab täpselt sama skripti või mootoriga need robotid töötavad. Okei. Tuleb siit 1,4, nagu ma ütlesin, 3,75 riveris. Sitting out automaatselt kohe. No riverit ma ei hakka koolima, ma ei taha talle raha võrti pöörnida. Oi jah. Ja, täpselt nii oligi. Anyway, suured tänud kõige enam nendele mängijatele, kes Tubeless2 foorumites üles leidsid, selle probleemi tõstatasid. Loodame, et iPoker võtab vastu midagi, et oma mängi uuesti paremaks muuta. Ja rohkem nagu ühesõnaga öelda, et lisainfo, mis te leiate, on siis Tubeless2 foorumites ja kõik lingid ja materjal on meie pokkeriprood.com lehel ja pokkeriprood.com foorumis. See oli Ranka Pokkeriproodest ja mis ma siin ikka rohkem öelda, et head potindust siis, okei, nägemist.